Briti turg on üks raskemaid turgusid Euroopas, aga mis kogu seda mahe poolt puudutab, mahe on üks väheseid valdkondi, millele siin on nõudlust ja mida meil Eestis toodetakse. Hinnasurve on siin kindlasti tugev, konkurents on jõhker, aga nagu siin näha on olnud nendest toodetest ja kes siin huvilised käinud on, et huvi on ja kindlasti tasub proovida. Senini kogemus on näidanud, et kosmeetikatooted lähevad, aga see on valdkond, millel on kõige suurem konkurents. Igasugused snäkid, toidud, mille transport on lihtsam, mida saab toatemperatuuril transportida. Ka see on valdkond, kus on pakkumust hästi palju, aga seal on ka tarbija soovib hästi erinevaid tootjaid katsetada. Kõige tähtsam on ikkagi leida need ostujuhid ja need maaletoojad, kellel on toote vastu huvi ja siis retailerid, kes tunnevad, et kaubal võib olla minekut ja mis on hästi oluline kindlasti on lisaks sellele letile saamisele tuleb mõelda ka, kuidas seal letil ellu jääda. Et kui juba on letile saadud, siis kaupmees ootab kõikvõimalikke erinevaid tootepromotsioone, tutvustusi, eriti kosmeetikatoodetel peab olema koolitused ja nii edasi, et see toote müügitugi on kogu aeg aktiivne. Üks konkreetne näide, mida ma kindlasti soovitan üle vaadata ja käia, on paljudel siltidel ma olen siin täheldanud, on keeleliselt, on eesti keelest, on poolvägivaldselt inglise keelde tõlgitud materjalid, et eriti kui teil on mingi lugu, mida te oma tootega tahate kaasa anda ja kui see ja lugu veel sisaldab vanasõnasid ja mingisugust eestikeelset teksti, siis arvestada tuleb, et seda üle kanda inglise keelde on väga keeruline. Ehk siis esimene asi, kui see tekst ja see teksti osa on teil valmis töötatud keegi copywriter või inglise keelt emakeelena rääkiv inimene ja neid on Eestis elab päris palju, kes sellist tööd ka teevad ja aitavad teil kaasa mõelda. Et kindlasti tuleb mõne britiga konsulteerida. Elu on näidanud, et siinsele turul on võimalik pääseda mahetoodetega alates siis krõpsudest, igasugustest snäkkidest kuni siis pesukeelideni välja ja kosmeetikatoodeteni, nii et proovida igal juhul tasub ja tuleb jätkata mahedalt.